kuna mul ei olnud füüsiliselt jõud oma kohvrit pakkida, mul jäi see põgenemine ikkagi ära ja ma sain sealt lõpuks ikkagi niimoodi viisakalt ja korralikult tulema, et jää korises ümber selle laeva, tormine meri oli, see oli ka päris jube, ma ei maganud terve see 48 tundi ja siis, kui ma kajutisse sain oma vahetuste vahepeal, siis seal oli selline kuidagi klaustrofoobiline ja ma kartsin ja siis nad pakkusid mulle. 2 päeva hiljem ma lendasin Omaani. Riiki, mis ma ei teadnud, et olemas on. Läksin oma suure kohvriga novembrikuus läbi suure paksu lumelennujaama, teadmata, kuhu ma siis lõpuks satun ja see oligi 56 sõlme oli selle laeva kiirus ja see läks nagu pooleks lõigatud õllepurk niimoodi viuhti nagu Ferrari üle mere. Kui oli 0,5 meetrit lainet, siis juba kõik laperdas ja kõikus seal, et aga lendasin Eestisse, läksin vastuvõtule ja oligi vaja teha operatsioon. Ja oligi, reedel oli kohe operatsioon ja mõtlesin, et mul on vaja järgmine päev tagasi tööle lennata. Kelkude ja ATV-dega sain sealt Rabast välja ja Tallinnasse siis EMO-sse ja tegelikult oli õnnelik õnnetus, et isegi operatsiooni ei olnud vaja, midagi läinud isegi paigast ära sel jalal, valus ka ei olnud. Sa läksid koju ja ütlesid, et sa ei taha, et see ei ole sinu jaoks ja siis nad pakkusid ja siis sa läksid. Miks? Et mingil hetkel see on sul nagu sees ja sa pead neid asju saama välja selleks, et edasi minna. No võt. Et ma arvan, et see on mingi selline koht, kus ma praegu olen. Ja see on see nagu see põhi, jah. Tõi sind täna siia. Wow. No aga hakkame siis otsast minema. Tere tulemast podcasti Julgus valida muutust, kuulaja ja vaataja. Meil on ilusa numbriga episood, natuke nagu juubel, 45. Ja täna on mul külas Meili Lepik, tere. Tere Liisi. Ja ma päriselt tervitan sind siin ruumis ja lihtsalt tuleb kuidagi see tunne siia öelda, et saagu siia kõik see, mis tahab praegu välja voolata sinu seest ja meie seest selles ühises vestluses. Ma võiks ju praegu öelda, et sina oled ka minu jaoks uus inimene, et ma võiks öelda, et ma ei tea sinust midagi, aga sa jagasid enne mulle oma teemasid ja mulle tundub, et siis tuleb üks põnev sõit, sest kui ma lihtsalt põgusalt nagu annan väiksed vihjed, mida siin täna jutuks tuleb, siis me räägime jahindusest ja see ei ole see, et sa oled püssiga metsas sigu taga, vaid hoopis teisest jahindusest. Me räägime elust merel ja kõigest, mis sellega kaasneb ja me räägime elust teises riigis või mitmes ja üks nendest väga põnev Omaan minu jaoks, võib-olla sinu jaoks ka hea kuulaja. Ja hakkame otsast arutama seda lugu, et kuidas sa sinna kõige selleni jõudsid, mis teeb sinust täna selle Meili, kes sa täna oled. Kui sa endast nüüd tutvustad mõne sõnaga, siis mis sa praegu tahaksid kuulajale öelda? Kes sa oled? Ja olengi Meili, et kõik need kohad ja need seiklused ja need tööd ja inimesed ja kohtumised, mis on juhtunud siinse elu jooksul, loomulikult need mõjutavad meid, aga tegelikult sa jääd ju ikkagi iseendaks sinna juurde. Ja ma tunnen, et see on ka selline omaette teekond, et vahel sa lähed nagu sellest iseendast võib-olla niimoodi kaugemale ja lähed kuskil spiraalide ja keerteedega mingitesse uutesse rollidesse, kohtadesse ja siis sa tuled nagu koju tagasi. Et mul on natuke selline koju tagasi jõudmise koht. Et siit Eestist ja väiksest Tartust kunagi said kõik need valikud ja teed alguse ja täna olen ma peale tõesti 20 aastat tegelikult merel töötamist ja igal pool mujal toimetamist olen nüüd tagasi kodus ja see koju tulemine või enda nagu siia Eestisse tagasi integreerimine on olnud ka pikk protsess. Wow. Tere tulemast koju! Aitäh!
Sa ütled koju tulemine, et sa oled kodus tagasi, siis oled sa kogu see aeg, kui sa oled ära olnud, tundnud, et su kodu on Eestis või Jaa. tundus vahepeal see, et nüüd on kodu siin kuskil mujal? Ma arvan, ma kohanen väga hästi tegelikult erinevate uute keskkondadega ja tegelikult see valdkond, mille ma valisin või mis minuni tuli, kui sellist oskust ei ole või sellist omadust, siis tegelikult võib ka väga raske olla. Aga erinevalt mu paljudest sõpradest, kolleegidest, kes on hästi võlutud olnud kõikvõimalikest päikeserandadest ja sellistest võib-olla isegi luksuslikest riikidest või kohtadest, kus elada, siis minul küll seda küsimust ei ole kunagi olnud. Et minu jaoks nagu Eesti on ikkagi alati kodu olnud. Ja kõik mu vabad hetked ja puhkused ja ma olen alati tulnud ikkagi koju tagasi. Kui sa olid väike tüdruk, millest sa unistasid? Kui sa nüüd vaatad oma lapsepõlve peale tagasi, oli seal juba sees seda, et sinust tegelikult saab maailmarändur ja et sa elad siin ja seal ja meri ja mis kõik sa oma elus oled kogenud? No niimoodi kindlasti ei olnud, et eks nagu ikka lastel on igasugused unistused ja mõtted, kelleks nad tahavad saada, et need klassikalised valikud, loomaarst ja ma ei tea, mis seal veel, kosmonaudiks tahtsin küll saada. Jõuab veel? Jah, vot ei tea, kuigi mul tegelikult siiamaani kõik kosmose teemad on nagu tohutult meeldivad ja üks selline nii-öelda bucket listi kõrghetk oli ka, kui mul õnnestus näha päris nagu raketi ülesminemist siis Floridas seal Cape Canaveral seal sellel launch platvormil, et see oli ikkagi selline sihuke tohutu elamus. Aga ei, kosmonauti minust ei tule ka astrofüüsikut, et ma arvan, mul oli liiga palju erinevaid matemaatikaõpetajaid selle jaoks, et head baasi luua, et sealt ennast läbi vedada. Aga mis on küll selline üks huvitav seos, milleni mul tuli alles meelde mõned aastad tagasi, et meie kõige lemmikum mäng lastena oli laevade ehitamine, nende ujutamine suures poriloigus, et see oli Tartus Karlovas Õnne ja Tähe nurgal, et hästi, ma elasin Õnne tänaval ja siis sõbrannad elasid Tähe tänaval, meil oli Õnne ja Tähe nurk, et hästi sihuke sümboolne, ilus ja seal oli tohutu veeloik või poriloik ja siis lähedal oleva poe juurest me saime neid penoplaste ja nendest siis tegime laevu ja siis panime sinna kivid ja panime sinna arbuusikoored ja need olid siis saared ja kui auto sõitis mööda, siis tuli torm ja see oli küll nagu selline minu lemmikmäng ja sellest tegelikult sai nagu reaalsus. Umbes 25 aastat hiljem. Nii põnev. Kas sul oli keegi siis eeskuju või miks selline mäng, sest kui hästi stereotüüpselt vaadata, siis võiks ju eeldada, et tüdrukud ikkagi mängisid nukkudega ja poisid pigem laevade ja autodega. Saad sa aru ka, kust see tuli? Ei tea niimoodi, ei oska öelda. Tegelikult meil perekonnas või sugusas oli meremehi küll ja mulle emale väga meeldis alati tulla mere äärde. Tartus me elasime, et ikkagi iga suvi, iga puhkus me käisime mere ääres, et kas oli see Laulasmaal, hästi tihti käisime Võsul, seal oli siis puhkekodud, kuhu sai niisugused tuusikud tollel hetkel. Paar nädalat olime seal ja iga suvi käisime ka Tallinnas sugulaste juures. Ja siis käisime ka ikkagi alati Pirital ja Kadriorus ja et see mere ääres käimine tegelikult oli ikkagi minu aasta selline suur sündmus. Ja siis mul oli üks vanaonu, nad elasid veel seal Lasnamäel ja tema oli küll kaugsõidulaeva kapten ja see oli ikka päris põnev. Seal oli ka mingeid teokarpe ja mingeid ägedaid välismaa komme ja mingeid jutte ja et ma ei tea, et mind oleks sellel hetkel see kuidagi nagu tohutult lummanud või mõjutanud, aga küllap midagi seal oli. Mis sind lapsena võib-olla kõige rohkem kas suunas või inspireeris ja see võib olla ju see, et ei suunatudki ja lasti lihtsalt rahulikult kasvada ja lustida või oli sul keegi, kas vanematest või lähedastest, kes oli see, kes praegu tunned, et ta mõjutas sind nagu hästi palju?
mina arvan, et mina olin ikkagi natuke sihuke laps nagu Pipi Pikksukk, natukene selline iseenda oma, aga selles nagu hästi heas mõttes, et see ei olnud nii, et mul ei oleks vanemaid olnud, et ma kasvasin emaga ja vanaemaga, aga vanaema juba lahkus, kui ma olin 12. Ja siis emaga me kahekesi kasvasime ja ema oli hästi nagu minu jaoks olemas alati ja tohutult toetav, aga meie võib-olla sellised iseloomud olid hästi erinevad, et tema oli pigem selline vaiksem, selline allaheitlikum, mitte nagu halvas mõttes, aga selline leplikum, et elu tuleb nii nagu on ja see las ta olla ja kuidagi selline hästi selline malbe. Mina ei olnud kindlasti metsik, ma olin hästi hea laps, ma käisin korralikult koolis, ei kaklenud kellega, mingit probleemi ei olnud, aga ma olin selles mõttes isepäine, et ma arvan, umbes 3-aastasest peale mul ema sai ikkagi aru, et siin ei ole nagu väga mõtet juhtida. Et kui sinna samma poriloiku minek oli, siis sa pead panema need koledad sinised paksud dressipüksid jalga, aga mina tahtsin roosat satsidega seelikut, siis see teema lõppes sellega, et ma panin need koledad dressipüksid ja selle seeliku sinna otsa ja siis mingi kommentaar, et teised vaatavad, sul on imelikud asjad seljas või nii ei tehta, et see mind nagu ei kõigutanud. Ja see on tagantjärgi mõeldes oli kindlasti üks hästi suur väärtus võib-olla, mis mulle emaga nagu kaasa andis. Et ta lubas mul olla see, kes mulle tundus, kes ma tahan olla ja kuidagi selle julgusega, nende otsuste väljakandmisega nagu lapsena lõpuks täiskasvana tekkis ka selline sisemine tunne, et see on täitsa okei nagu minna sellisena, nagu sa oled, ka siis, kui võib-olla ütleme keskkond või teised inimesed ei võta seda vastu või kuidagi arvavad või käituvad teistmoodi. Ma sain just sinu jagamisest noppisin välja, et me oleme ühevanused täpselt. No nii. Muideks head meie aastad sulle, mis just algas, tuli hobuse aasta. Ja täna algab ja väga hea. Maailma parim salvestuspäev just meile. Aga me ju kasvasime sellisel huvitaval ajal, et seal taustal oli see päris see nõukaaeg ju ka ja siis oli see üleminek, et nagu seda, mis on nagu õige või vale või kuidas üldse võib olla, seda oli hästi palju õhus, ma mäletan nagu sellele, et ma ei tea, kas sa oled näiteks pioneer olnud, ma jõudsin olla oktoobриlaps ja korraks ka pioneer ja siis oli see kõik juba läinud ja kõik oli uus, koolisüsteem muutus. Et mis sul sellest ajast võib-olla kõige eredamalt meeles on? Võib-olla selline, ütleme, kas põhikooli aeg või midagi sellist? Jaa, meil peres näiteks ei olnud mingit ülevoolavat nagu Eesti meelsus selles mõttes, et salajaid kogu aeg sinimustvalged lipud väljas, aga ei olnud kindlasti ka mingit vene meelsus, kuidagi poliitiliselt neutraalne oli see keskkond, aga seda ma mäletan küll, et kui ma olin ikkagi väga väike ja olid vist need, kas on 9. mai on need mingid paraadid olid, mulle küll meeldis, kui mul toki otsas olid nagu suured need õhupallid ja siis sealt telekas näidati mingid Moskva väikseid tüdrukud, vene tüdrukud, kellel olid tohutu suured siuksed slehvid 2 pool, et ma ikkagi tahtsin ka neid nagu, et mitte, et ma seostaks lihtsalt nagu slehvid ja õhupallid olid hästi kihvtid asjad, eks ole. Ja siis ma mäletan, et see oli see Tšernobõli aeg, et tuli mingi õhuhäire, niimoodi mingid lähedal olevad tehastest pandi mingi õhuhäire ja siis me mängisime väljas ja vihma sadas, siis öeldi, et ärge nüüd välja mine, läksime kuskile koridori, et ei tuleks nagu seda happevihma. Ja 1. klassis meil oli selline ruum, mingi sihuke nagu mattidega ruum oli, kus siis tehti mingeid ronimisi ja selliseid harjutusi ja seal me lasime püssi. Nagu 1. klassis niimoodi lamasime ja lasime täpselt, see on nagu täiesti crazy, eks ole. Ja aga mul vist oli selle, mis see oli enne pioneeri, siis oktoobrilapse, mingi vorm mul äkki oli, aga pioneeriks ma nagu ei saanud. Aga minul oli hoopiski nagu teine teema, et minu kõige paremad sõbrannad ja nende pere olid katoliiklased. Nemad olid nagu kirikus. Ja siis ma kuidagi sattusin sinna maailma juba väga varases teismeas. Nii et kui ma olin 12-13
siis ma hakkasin Tartu katoliku kiriku juures käima ja toimetama ja seal oli, noh, kirik oli populaarne, seal oli palju tudengeid, kes siis õppisid filosoofiaid või keeli või usuteadust, nii et tegelikult mu see tutvusringkond oli juba selles vanuses peab 10 aastat nagu vanem. Ja seal oli palju ka välismaalasi, sealt tuli see vajadus, ütleme näiteks inglise keel ikkagi väga ruttu ära õppida ja mingid reisid oli selle kirikuga seoses ja siis muidugi mingi selline müstika ka, mis sellega nagu eriti katoliku kiriku ladina keel ja suitsu tõusis ja küünlad põlesid ja see kindlasti kujundas mind hästi palju sellel perioodil. Jah, et mul oli ikkagi nagu 2 sellist võib-olla nagu elu selles mõttes sisemist, et oli see kooli teema, kus ma ei olnud selline cool kid nagu populaarne, sest ma ei olnud kuidagi niisugune kihvt ja moodne ja ilus, et ma ei olnud ka väga jõukas perest ja siis see kuidagi võib-olla hakkas ka oluline olema sellel hetkel. Aga noh, tõrjutud ka ei olnud. Aga võib-olla jah, koolis oli nagu see üks selline roll, aga minu see päris elu, minu sõbrad, minu sisemaailm, kõik toimus nagu väljaspool kooli ja see on läinud läbi elu, et kuidagi need koolid ja tööd on tegelikult jäänud minu jaoks alati nagu sekundaarseks. Et ma ei saa öelda, et mul nagu elu parimad sõbrad või kohtumised isegi on tulnud läbi tööde ja koolide. On, aga pigem mitte. Kui need baaskoolid said tehtud, siis teadsid sa, mis sa elus teha tahad, kuidas see elu edasine valik läks? Mingit survet nagu ei olnud, et mida nüüd võiks õppida või teha, et ülikooli minek, kui sa Tartus oled kasvanud, on suht sihuke loogiline järgmine samm selles mõttes, et see keskkond ja noh, need inimesed, kellega ma nii suhtlen seal juba viimase võib-olla eelneva, ma ei tea, 7-8 aasta jooksul, et see oli ikkagi suht siukene akadeemiline ja ma läksin teoloogiat õppima ja see oli, minu jaoks oli nagu hästi loomulik valik, et sellised mõjutused, mis sa pärast selle haridusega peale hakkad või kui sa pärast tööd saad, et need ei olnud kuidagi nagu argumendid, et mulle tundus, et see mind huvitab ja noh, mul endal võib-olla selline maailmakäsitlus on olnud lapsest peale pigem selline animistlik, et mul siiamaani, tänaseni ma tunnen, et kõikidel elututel asjadel on ka hing sees, mis teeb elamise kohati palju raskemaks, sest ma pean nagu mingid lood endale nagu rääkima teist, noh, kuidagi mis asi läheb katki, siis ma pean enda jaoks rääkima talle mingi loo, et see ongi nagu tema tee, et see asi on praegu katki selleks, et mul ei läheks sellest tuju nagu ära. Et selline on kuidagi mul see maailmakäsitlus olnud ja siis see teoloogia, et kuidas ja miks see usk meile nii oluline on ja mitte usk üleüld kui inimestel, inimkonnale ja mitte usk nagu mingi konkreetse religiooni mõttes, vaid üleüldiselt. Et see suur miks küsimus oli, mis sinna õpinguteni viis. Kuhu sa tänaseks oled jõudnud sellega, millesse sa usud? Ma täna ei ütle, ma olin, olen siiamaani paberite järgi ütleme katoliiklane, aga ma täna ütleks nii, et ma ei ole siis religioosne selles mõttes, aga kindlasti väga vaimne. Et selline nähtamatu maailma olemasolu, kohalolu ja arvestamine on minu jaoks sama elementaarne, kui vaadata, kui palju täna külma on hommikul väljas, mis ma selga panen. Et noh, tegelikult ei oska nagu teistmoodi elada. Et see on minu meelest nii selline huvitav koht nagu uurida või ka lihtsalt kõrvaltvaatajana vaadelda, kuidas inimesed väljendavad seda, millesse nad usuvad. Et jah, on siis nii-öelda siis, kui tahta panna mingi silt, et ongi usklikud, et siis mingid pidi religioossed või kuskil mingi konkreetse usulahuga seotud. Aga ka see, et kas me usume Jumalasse, et mis on see Jumal, kas see on halli habemega onu seal taevas või see on tegelikult see kõiksus
universum, kes ütleb, see on elu, kas universum on Jumal, kas mina olen Jumal, kas mina olen osake Jumalast, et need küsimused on nagu minu jaoks olnud nagu mingi periood ajas, kus ma hullult tahtsin aru saada ja siis nüüd on see koht, kus mul lihtsalt nagu nii põnev on seda nagu vaadata ja kuulata, et kuidas ma ise selle sees kasvan ja mida inimesed ümberringi nagu jagavad. Ja, sest kõigil see on olemas, see on selline eksistentsiaalne lihtsalt inimeseks olemise osa. Et kui paljud seda enda jaoks sõnastavad, kui paljud mitte, aga see usk võib olla ka just nagu ütlesid, iseendasse või mõni usub riiki ja valitsust, mõni usub raha. Aga meil on vaja inimestele meil on vaja, et meil on vaja millestki uskuda, meil on vaja midagi, mis pakuks meile lahendusi, tuge või tröösti või vastuseid. Kas sellel erialal, mis sa õppisid, mis see loogiline jätk on, kuhu sealt minnakse tööle? No ütleme, et teoloogiat loetakse selliseks väga selliseks heaks baashariduseks. Et ta on ikkagi täis nagu filosoofiline, akadeemiline valdkond. Et sealt nüüd konkreetselt edasi minna erialaselt, seltskond on ka erinev. On täis ateiste, kes lihtsalt uurivad seda kui põnevat nähtust. On süvausklikke, kes lähevad sealt edasi seminaridesse, kus sinust saabki siis vaimulik. Mõned teevad teadust, mõned hakkavad õpetama, kes on läinud ka näiteks kuskil valitsuse juurde, ütleme nõunikuks või kuskile kirikusüsteemidesse või siis ma tean, et mul oli üks sõbranna, kes aitas ettevõtteid, kes näiteks laienesid, ta oli nagu spetsialiseerus Lähis-Idasse, et kes ettevõtted läksid Lähis-Ida turule või isegi sõdurid, kes siis NATO sõdurid, kes läksid Lähis-Idasse, et siis tutvustada, ütleme seda religioosset aspekti. Et need nagu need väljundid on, aga ma mõtlengi oma kursakaaslasi, siis seal on ikkagi seinast seina, kellest mis nagu saanud on. Kuigi ega ma ei teadnud, aga mingis mõttes see tulevane laevakarjäär ja siis see, mida ma õppisin, et seal oli seos. Aga see seos tuli nagu päris palju hiljem välja. Ja mis sa siis peale kooli valisid? Läksid sa edasi õppima või läksid? No jah, peale kooli. Kool kestis 6 aastat, et selle aja peale ma olin Tallinnasse tulnud ja siis oli päris selline kiire aeg, et ma käisin täiskohaga Tallinnas tööl ja päevases õppes Tallinnas ülikoolis. Nüüd 6 aastat eriti on vaja muretseda, mis nagu ajaga peale hakata. Et kõik läks nagu selle toimetamise peale ära ja siis 2003 tegelikult lõppes kõik ära. Lõppes kool ära ja abielu lõppes ära ja siis oligi selline nagu muutuse koht, mingit suurt nagu tragöödiat seal ei olnud, aga oligi, et mida me edasi teeme. Ja siis keegi soovitas mulle laeva peale tööle minemist, kuna mul tollane elukaaslane elas Helsingis, ta käis seal koolis ja mina elasin Tallinnas ja siis nagu ei olnud väga mõistlik 2 pool merd neid üürikortereid hoida ja et mõtlesime siis, et ma lähen siis sinna Helsingisse ja Helsingis ma ei rääkinud soome keeltki nii hästi, et kuhu ma sinna siis tööle lähen ja mida tegema ja siis üks sõbranna ütles, et aga mine laeva peale tööle. Ma ütlesin, et laeva peale. Ma ei saa isegi seda Tallinn-Helsingi reisi ilma suure klaasi veinita tehtud, et ma kardan seal laeva peal olla. Ma kardan seda merd ja kuidagi need inimesed kõik ühes koos ja et ma kuidagi kontrollida midagi, et kui midagi juhtub, et see mulle küll nagu ei sobi. Aga tuli selline valik, et Tallink alustas uut liini Peterburi
ja see oli selline huvitav uus liin, mis algas Helsingist. See oli Helsingi, Tallinn, Peterburi, Helsingi. Ja kuna ma elasin Helsingis, mulle nagu see graafik sobis ja nad otsisid sinna inimesi siis, kes räägiks vene keelt ka muidugi. Ma sattusin sinna nagu infosse tööle. Ja see proovireis oli tegelikult veel selle sama laevaga Rootsi liinil, kus ma oma teada läksin ainult proovipäevaks ja sadamasse. Mingi märtsikuu oli, hästi külm ja vaatasin, kuidas need tüdrukud seal toimetavad seal laevainfos. Ja siis üks tüdruk jäi haigeks. Siis nad ütlesid, kas sa saaksid jääda meile reisi, siis sõita sinna Stockholmi ja siis järgmine päev tagasi. No ja siis ma nõustusin ja mul oli mingi õudne graafik öösel kella 1-st hommiku kella 6-ni. Jää korises ümber selle laeva, tormine meri oli. See oli ka päris jube, ma ei maganud terve see 48 tundi ja siis, kui ma kajutisse sain oma vahetuste vahepeal, siis seal oli selline kuidagi klaustrofoobiline ja ma kartsin ja siis tulid kõik need Estonia õnnetuse lood meelde ja siis mulle räägiti, et kui sa üldse merele tahad tööle minna, siis sa pead tegema need baaskoolituse, kus on ka tulesukeldumised ja vettehüpped 4 meetri kõrguselt ja no see kõik oli nagu nii jube minu jaoks, et kui ma lõpuks sain siis sellest proovireisilt maha, siis tulin oma väiksesse Pirita korterisse oma kassi juurde ja ütlesin, et ei, et see ei ole mulle, et ma ei taha. No siis nad helistasid, ütlesid, et ma sain jube hästi hakkama, nad üldse tahaks, et ma tuleks ikkagi sinna Vene liini. No siis ma läksin. Oot, teeme siin nüüd küll väikse stopi. Sa läksid koju ja ütlesid, et sa ei taha, et see ei ole sinu jaoks. Ja siis nad pakkusid ja siis sa läksid. Miks? No vot, see ongi nagu hea küsimus. Võib-olla natuke oli võib-olla ka selline olukord, et nagu häda ajas härja kaevu, et tööd oli ju vaja. Ja võib-olla see on üks kõige suuremaid küsimusi ja paradokse või jah, minu jaoks, mis ma olen nüüd võib-olla alles paar kuud tagasi enda jaoks lahti mõtestanud, et kuidas ma sattusin valdkonda, mis tegelikult ei olnud üldse nagu mina. Ja see on nagu üks kummaline asi, kuidas me võime tegelikult elus valida mingi tee, mis ei ole meie tee, aga see ikkagi kuidagi nagu meeldib ja tegelikult saad väga hästi hakkama, oled isegi edukas ja alles tagantjärgi sa saad aru, et võib-olla mingis teises olukorras või võtmes sa ei oleks seda kunagi valinud ja siis tekibki nagu sellise suurema nagu plaanitunnetus, et võib-olla see ei olegi alati meie asi valida. Et võib-olla on mingisugused asjad meile siis ette määratud, mingid kogemused läbi teha, mingid õppetunnid sealt saada ja kasvada siis selleks, kelleks me selles elus peame kasvama. Ja see siis saab läbi siis, kui need õppetunnid on ära tehtud. Kuidas sa nende hirmudega siis hakkasid seal toimetama? Sest see ei kadunud ju selle otsusega kuidagi üleöö. Ega ta üleöö ei kadunud, aga kõike, mida me ei tea ja kui on mingi keskkond, mida me ei tunne, eks siis ole alati hirmutavam. Ja kui sa oled juba seal süsteemis sees, siis tegelikult on see kuidagi see tugi ja rütm ja rutiin lõpuks olemas ja kui on mõned toredad inimesed ka sinna juurde, siis tegelikult on okei ja huvitav oli ka. Huvitav oli ka, et jah, olid lõpuni olid mingid aspektid sest laevaelust, mis mind nagu hirmutasid, võib-olla see suure laeva nagu selline kontseptsioon ja palju reisijaid, võib-olla see mulle nagu lõpuni ei sobinud. Ma väga kaua ei olnud seal selle Peterburi laeva peal, et me tulime siis, kolisime tegelikult Tallinnasse tagasi ja mul elukaaslane
asutas oma disainifirma ja mina tulin ka laevalt ära ja läksin, ütleme, see loovus või jah, midagi luua, midagi, mis on kunstiga seotud või eneseväljendusega, et see on nagu see teine minu päris osa, et kui nagu võimalus on, siis ma alati ikka lähen nagu sinnapoole jälle tagasi. Et noh, kooli ajal ka, kui oli jälle midagi vaja joonistada või sünnipäevakaartides kuni, ma ei tea, lõpusõrmuse kavanditeni, siis kõik need asjad olid ikkagi nagu alati minu laua peal, ja käsitöö ja see, et kui ma nägin nagu võimalust, et ma saan minna mingi loovama asja juurde, nagu see sisustussalong, kuhu ma sain minna tööle, et siis ega ma palju ei mõelnud, ma tulin kohe sealt laevalt ära. Aga see oli ainult korraks, et ja noh, nagu öeldakse, et kui Neptunile selle 3 tilka verd oled andnud, et siis oled andnud, et ma olin ainult pool aastat, olin nii-öelda maa peal tööl ja läksin juba järgmisel kevadel, läksin uuesti laeva ja need olid siis sellised supersiigeti kiirlaevad, mis sõitsid Tallinna-Helsingi vahel. Ja see oli üks tore töökoht. Mulle väga sobis, see graafik oli hea, sest firmas oli mingi selline tohutult hea energia ja töökultuur, et võt sellest ajast, sellest töökohast mul on küll nagu palju väga lähedasi ja kalleid sõpru jäänud. Miks see oluline on, et firmas on selline hea energia ja töökultuur ja kuidas sa sellest aru saad, et on? No sellel on väga lihtne test, et kui algab see sinu vahetus või noh, tavatöökoha puhul, et sa lähed esmaspäeval tööle, et mis on see emotsioon, mis on seal pühapäeva õhtul või enne selle vahetuse algust. Et noh, selles sa võid mõelda enda jaoks loogikaga, milleks sa tahad, aga see esmane emotsioon tuleb sul üles ja ütleb, mis see nagu on. Ja see on see keskkond, see on võib-olla ka ikkagi hästi valitud inimesed siiski, et kuidagi siis juhatuse poolt või see inimeste valimise siis printsiibid on olnud selle võrra nagu siis paremad ja täpsed, et need inimesed, kes sellel hetkel peavad ja tahavad seal olla, siis on seal, et seda juhuslikkust on vähem. Ja no, see muudab kõike selles mõttes, et kui mõeldagi üleüldist nagu klienditeenindust või nagu on see hospitality, mis on see külalislahkusteenistus, meil ei ole eesti keeles head nime selle kohta ja mis sealt edasi jällegi minu nagu see põhierialaks sai kuni no võib-olla kõige kõrgema tasemeni välja, siis sa võid ükskõik kui uhked lauanõud endale panna sinna ja ükskõik kui ilusad ja koolitatud inimesed palgata ja ükskõik mis keskkonda ja lõppude lõpuks ükskõik mis palka maksta. Aga kui ikkagi juhtidel või ettevõttel ei õnnestu luua seda hoidvat keskkonda, siis see lihtsalt ei toimi ja seda tunnevad kõik need, kes on teisel pool lauda kohe. On ta siis reisija, on ta see külastaja, luksusjahi puhul see jahi omanik ja tema külalised. Ja noh, sealt tulebki sellise võib-olla treenitud väga hea taseme ja mingi sellise X-faktoriga suurepärase taseme nagu vahe sisse. Ja see küsimus oligi hästi minu primitiivsel tasemel, et kuidas sa aru saad, et tegelikult igaüks meist tunneb selle kohe ära. Muidugi. Iga oma keharakuga, aga siis on küsimus, kui palju me seda tunnet usaldame. Et nagu sa ütlesid nii ilusti, et kas hakkad seda rääkima endale millekski või siis lihtsalt kuulan sind ja muie tuleb suule, sellepärast et kui ma käisin oma eelmisel päevatööl, siis mul oli endaga kokkulepe, et ma nii kaua käin seal, kui ma lähen silmasärades tööle ja ma olin see tüüp, kes pühapäeva lõunal oli see, et jess, saab tööle minna. Ja siis, kui seda enam ei olnud ühel hetkel, ma väsisin, siis ma lasingi lahti sellest. Mina olen samamoodi teinud ja noh, väljaspoolt vaadates nii mõningatelegi tuttavatele tunduvad nagu need otsused ära kõndida mingist töökohast, kus sul on tegelikult väga hea positsioon, sul on väga hea palk,
need kohad, kus sa saad käia, need boonused, see on ka suurepärased ja siis sa lihtsalt nagu lähed ära ja noh, astudki üle ääre nagu tühja kohta nii-öelda, et sul ei ole nagu tegelikult teist töökohta seal ees ootamas. Et ma julgen öelda, see on tegelikult päris niisugune võib-olla noh, selline ülbe väide, aga ma tahan öelda, et ma ei ole elus mitte kunagi raha pärast tööl käinud. Et see on selline suur selline luksus olnud, aga mitte sellepärast, et nüüd on alati need valikud olnud, vaid kuidagi sisemiselt ei saa ennast viia kohta, mis mu hinge nagu seest ära sööb. Ja kuidas sul seal kõige selle juures, kui sa nüüd kiirelt niimoodi peale vaatad ja kiire kokkuvõtte praegu teed sellise lühema, et kuidas raha loomine sinu elus on õnnestunud? Kas raha tuleb sinule kergusega või on see miski, mida peab taga ajama või ma ei tea, kuidas sul on, vaata, kuidas sa seda näed enda senist kogemust? Raha tuleb, raha on energia, et seda ma arvan, enamik, kes on seda natuke mõtestanud, on enda jaoks selgeks saanud, et see kõik algab sinu enda sellisest teadvusest, ma leian. Ja jällegi ma mõtlen nende kingituste peale, mis mulle ema on andnud kaasa, siis tagantjärgi vaadates me elasime jube tagasihoidlikult. Niimoodi, et noh, ma ütleks just, et vaeselt, aga noh, see, et ma läheks poodi kuskile kaubamajja, et ostaks endale uued riided või niisugust asja ei olnud nagu võimalik teha. Et meil tuli ka nagu seal need kirikutoral abipakke ja noh, mingid keerulised ajad olid. Sellest hoolimata ma ei tundnud mitte kunagi, et mul ei oleks piisav. Selline mõttemaailm, et mul ei ole nagu piisavalt hästi või noh, finantsiliselt just või mul ei jätku, et mul tegelikult see nagu puudub ja ma olen aru saanud, et see on üks põhilisi asju, selline hoiak, mis seda raha võib-olla siis ka loob ja kindlasti, et enne on sul on see rahukoht, sul on see kirg, see huvi midagi teha ja siis sealt nagu loob seda materiaalset väärtust ja noh, pärast nüüd sadu inimesi intervjueerides ja võib-olla ka sadu neist palgates oma karjääri jooksul, ühest ma olen aru saanud, et inimestel ongi kaks nagu fundamentaalselt täiesti erinevat põhjust üldse teha mingisuguseid asju, et ühed siis valivadki, ütleme oma neid elu siis valikuid ja karjäärivalikuid sõltuvalt, milline nagu mul see boonuspakett on, et seal on siis see palk ja prestiiž ja ametinimetus ja no mis iganes, tasuta trennid ja tööauto ja mis siis kellele ja kui palju. Ja siis on need teised inimesed, kes valivad seda järgmist sammu oma sisemisest põlemisest ja sellisest soovist anda, et see tegelikult läheb nagu väga nagu lihtsaks, et ühed mõtlevad, mida ma saan ja teised mõtlevad, et mida ma anda saan. Nüüd see hoiak, et sul on alati piisavalt, see on siis see kingitus, mis sa näed, et emal sul oli ka see hoiak, et andis selle sulle edasi, eks ju, sest ma näen, et sealt hakkab tegelikult kõik pihta siin selles kehastuses, sest mina olen olnud teisel pool, et kuidagi, ma ei tea kuidas, aga meil oli ka kodus niimoodi, et kõike oli, no seesama aeg on ja päeval ei olnud saadagi midagi, et mul on nagu tunne, et kõik oli olemas, riided ja söök ja palju kasvatati ise, aga näiteks raha, kui sellist ei olnud mitte kunagi nähtaval. Ja siis ma olen tagantjärgi selle peale nagu väga palju mõelnud, et see oli kindlasti mingisugune minu see uskumus või selline raha baas tuli sealt, et raha küll on, aga see ei tohi, nagu seda nagu ei tohi olla või see peab olema peidus või
kus ta siis ikka peidus oli, madratsil, vanemal oli ka seal kapis ka onju, aga tegelikult oli siis kas rahakotis või aga kuidagi niimoodi, mõni inimene ütleb, et meil on nagu sularaha vedeles igal pool, et lapsed võisid võtta ja nii onju. Et vaata, kui erinevad on tegelikult need kodud, kust me tuleme ja vanemad on ju alati andnud oma parima, et keegi ei ole seda teinud kuidagi nagu tahtlikult, nii et peidame nüüd raha ära ja siis laps arvab ka, et raha on vähe ja raha ei ole, aga sealt kuidagi on tulnud minul hästi see puudus. Väga palju tegelenud elu jooksul sellega, see vahepeal ikka lööb välja. Just see, et on ikka puudu, isegi kui on väga palju, siis on ikka selline tunne, et kas või see mingi lihtne hirm, et sul on raha pangakontol, äkki keegi võtab ära, mingi petturid või mis iganes on, et vaata, kuidas see nagu alateadlikult mõjutab ja see, mida sina räägid, see mind nagu hästi kõnetab ja see on see, mida ma alati nagu väga nagu uudishimuga uurin, kui ma kohtan inimesi, kes nii on elanud, et sa tead, et tegelikult raha alati tuleb versus see, et valida, nagu sa ütled, raha pärast, et sa ei ole käinud raha pärast. Ja, et nojah, muidugi eks teinekord see uskumine on ka täiskohaga töö. Et sa alati nagu nii kergusega ka ei tule. Mul oli siin väga hiljuti oli just, kui ma nüüd oma merekarjääri ära lõpetasin ja oma ettevõttega läksin välja ja siis seal tulid kõik selle ettevõtte käima tõmbamise kulud ja brändingud ja messid ja käimised. Eelmisel talvel tegelikult oli nii, et kõik läks säästudest ja siis, kui sa vaatad postitusi või vaatad niisama mu elu, siis et elad seal maal, seal oma majas ja jube tore ja siis üks kuu oled sa Aafrikas ja järgmine kuu oled sa Ameerikas ja jõle kihvt elu on ju. Aga siis ma ütlen, et see, et ma ammu ei söö, seda ei tea keegi. Et põhimõtteliselt oligi, et ma ei käinud mingi 8-9 kuud, ma ei käinud kuskil, ma ei käinud Kaltsukas ka, sellepärast, et ma lihtsalt nagu tegelikult ei saanud endale midagi ekstra lubada, et kõik, mis veel järgi oli jäänud, see läks nagu selle oma ettevõtte käima tõmbamisele ja neid, vaata kõik näevad neid muutuseid siis, kui need on ära toimunud üldiselt, eks ju. Aga neid pimedaid hetki ja ma õudselt mäletan, see oli eelmise aasta jaanuaris, et ma käisin ühele toredale üritusele, kutsuti mind Austriasse ja seal olid teised, seal olid palju disainerid oli, seal need luksusjuhi disainereid ja ehitajaid ja seal rääkisime innovatiivsetest asjadest ja siis on see õhtusöök ja räägivad oma kogemustest, et näed, siis me sõitsime kliendi juurde, siis ta saatis oma lennuki, tal oli see mudel lennuk ja siin ma räägin, tundub niisugune õudne nagu show off või selline eputamine, see on see tavaline elu, et seal ei ole kedagi, et inimesed on tegelikult hästi sellised 2 jalga maa peal ja see ongi niisugune valdkond ja niimoodi. Ja siis ma võib-olla tundsin seal, et mul praegu, et ma umbes viimaste rahade eest ostsin selle lennupileti sinna Viini ja mul praegu ei ole ühtegi projekti, mis mulle raha sisse tooks. Ja sa istud ja ikka oled niimoodi, naeratad ja räägid nagu võrdse, mul olid ka omad lood rääkida ja nii. Aga siis, kui ma ükskord jõudsin Tallinnasse tagasi ja ma võtsin sealt lennujaamasse mingi kell 1 öösel selle auto, on ju, selle külma auto ja hakkasin sinna Suurpeale oma koju sõitma. Ja siis ma olin nii väsinud ja kuidagi natukene sellise, selle positsiooni hoidmine ikka oli nagu ära kurnanud ja siis tekkis küll selline, et kellel su seda ideid ja seda firmat nagu vaja on ja et mis asja sa endale ette kujutad, et siin mõtled küll, et ma siin käin tead mingitel messidel ja asjadel, aga võib-olla ei tulegi mitte midagi välja ja et need hetked on nagu, siis ma mäletan, tuli selline laul, kõnetus raadiost oli see ansambel Regatt, on teinud need eestikeelsed sõnad, neil on see laul Enne võitu ja see siis tuli sealt raadios, isegi praegu tõmbab nagu emotsiooni ülesse ja seal on sellised sõnad, et kas sa annad alla või püüad võitu, et su saatus on praegu su enda käes, tea, et jäiseks öö läheb enne koitu ja et rängim heitlus on enne võitu.
ja siis ma panin selle põhja ja siis pisarad voolas, ma sõitsin koju ära, et noh, need on need hetked tegelikult lõpuks sa pead tulema, et noh, see sisemine positiivsus ja usk on sul olemas, aga sa pead ikkagi sealt nagu läbi minema. On sul selliseid cheerleadereid, kes elavad sulle kaasa, kes panevad käed alla või oled sa iseendale see kõige suurem kaasaelaja? Ma olen selles suhtes hästi õnnelik, et mul tegelikult on päris suur fännklubi niimoodi, mul on need sõbrad, kes mul on olnud isegi lapsepõlvest saadik, no peaaegu kõik alles, ka nende aastate jooksul, kui ma olin Eestist ära ja mul on palju sõpru tõesti, ka sellised inimesed, kellele ma oleks ka võinud tookord kell 1 öösel helistada, öelda, et tead, et ma olen nagu hästi nagu raskes kohas. Et nagu üksi ei pea, aga ma ei ole ka selline jagaja tegelikult, et ma jagan siis, kui ma olen juba mingisuguse asja enda jaoks ära protsessinud, et noh, nagu mõned inimesed kirjutavad Facebooki postituse, et ma ei suuda uskuda, et see juhtus, et siis kõik kirjutavad, oi, mis sul juhtus, on sul kõik hästi. Noh, ma ei ole kindlasti see inimene, et seal mingi uhkuse moment on võib-olla see, aga eelkõige, et ma pean ise jõudma kuskile sellest lappamisest välja ja siis ma võin hakata nagu jagama, et ma nagu ei taha ka võib-olla neid enda asja nagu teistele nagu peale valada nagu valimatult. Ja jälle saan noogutada siin, et mul on ka niimoodi olnud. Ja siis see, et meil on see, kes tõesti elab kaasa ja nii-öelda paneb käed alla, et minul on selline abikaasa lihtsalt nagu, ta on lihtsalt nagu mega kingitus, sest noh, eks see toimib meil nagu mõlemat pidi, aga just täna hommikul meil läks kiireks, me ei jõudnud nagu sättida ennast nii, nagu ma tahtsin ja siis ma panin mingid riided selga, vaatasin, need on väiksemaks jäänud ja ühesõnaga ma kukkusin nagu korraks oma selle keha ja välimuse teemaga täiesti auku. No mul seda ikka juhtub, on ju, sest meil nagu see teekond on meil, see protsess on pooleli. Ja siis terve tee, kui me sõitsime linna, siis mees lihtsalt nagu hoidis ja coach'is ja mis ta kõik seal tegi, on ju. Ja siis ühel hetkel mu kohe 19 saava tütar, kes istus taga, kes muidu üldiselt ütleb, et noh, see on ikka mingi veits, millega te siin tegelete ja siis ütleb järsku niimoodi, et päris tark jutt, Harri. Et tal olid küll oma klapid kõrvas, aga ta tegelikult kuulas. Ja mina ka, ma sain hommikul enda peale kurjaks ja ma ütlesin peeglis endale pahasti. Ja siis mees ütles selle peale nii, umbes minu naisega nii ei räägita enam midagi sellist. No, ta teab lihtsalt, mida öelda õigel hetkel. Ja see oli nii tore hetk, sest muidu, kui ma tunnen, et mul võtab see jonni üle, siis mul on suva midagi ütlema kõrval. Eriti, kui ta hakkab veel siis, ma ei tea, mingi coachima või õpetama, mingi metsa kõik on ja. Aga sel hetkel, kui ta seda nagu päriselt nagu nii-öelda pani mehena kanna maha ja ütles niimoodi on ja siis mul oli nagu ma saan aru, et ma tegelikult tõesti nagu praegu tegin endale liiga. Ja siis terve see, et noh, täna hommikul oli see kõik on ja kui kiiresti need protsessid võivad käia ja ma ei kujuta ette, et ma oleks läinud siis keset seda jagama või teinud Facebooki laivi ja seal vaadake, milline ma olen, mingi kaks ja kole ja kõik on ja praegu ma saan jagada, sest ma juba saan aru, kuidas see käis, mis mul toimus on ja et mõnes mõttes võib-olla noh, eks see ongi igal ühel ju oma ja mõni teeb oma protsessi nii läbi, et ta peab jagama keset seda on ja. Jah, see ongi erinev ja noh, muidugi on, see tugi peab olema ka just selline, et ta nagu töötab ja mismoodi ta töötab seal õigel hetkel. Et mul oli mingi hetk oli ülikooli jooksul, noh, seda oli päris palju, see töö ja kahe linna vahelt sõelumine ja kõik ja siis mul oli ladina keel oli siis üks põhiõppeaineid ja noh, see oli ikkagi väga palju suurem kui mina, et ma ikkagi mõtlesin, mul jääb nagu lõpetamata see ülikool, et ma lihtsalt ei jõudnud ja ma võtsingi enda peas nagu otsuse vastu, et vahet ei ole, et noh, võib-olla käin, võtan mõned loengud, aga ma kukun välja, siis kukun välja ja siin võib-olla ka mul ema oli pigem selline, kes ütles, et noh, vaata, et tee, kuidas sa tunned ja küll sa hakkama saad ja noh, nagu toetas niimoodi. Aga siis siin Tallinnas olime mingil olemisel ja seal oli meil üks sugulane, hästi kihvt sükene karismaatiline naisterahvas, ta oli ise ka hästi kaua ühes riigiasutuses oli siin juhi positsioonil ja siis tuli juttu, siis tema küsis ka, et kuidas sul koolis ja nii ja siis ma ütlesin, et noh, ma jätan ikkagi nagu pooleli, et mul ei ole seda vaja, on ju. Siis tema nagu ütles, mis asja,
asjastuse ajad, mis pooleli, noor tark inimene on ju appikene, et võta ennast kokku, tee see asi ära. Ja vot siis oli nagu, et okei, ma pean selle asja nagu ära tegema. Et selliseid inimesi on ka vaja vahel, kes sul on nagu heas mõttes annavad sinu selle enesaletsuse sees, annavad sulle nagu lahtise käega, et niimoodi, et hei, et ära nüüd ennast nii odavalt ka müü, on ju. Just. Et eriti ideaalne variant oleks, kui ma ise olen endale alati see, kes seda teeb ja teinekord on neid hetki ka, aga vahest on kuidagi tekib just see ohvri koht või, et ma praegu ei saa, ma ei näe, kuidas siit välja saab ja mis kõik on ju. Et see toimib ja ma tahtsingi seda veel lisada selle toetuse kohta, et see siis nagu niipidi ei läheks, et keegi siis kogu hoiab ja lohutab sind ja tõmbab kuskilt välja ja siis istud ja kassid seal oma ohvri augus. See ka kaugele ei vii. See ka kaugele ei vii, jah. Et ega seda nagu seda järjepidevust ja püsivust või mitte alla andmist seda ikkagi peab nagu olema minu meelest, et kui sa edasi lähed, tahad minna kuskile mingisse suunda, võib-olla teinekord on sul rohkem valikuid, teinekord on see nagu sihuke pehmem teekond ja teinekord sul ei ole nii palju valikuid, et kui ma olin, me rääkisime sellest laeva asjadest, et ma olin seal Seagate'il tööl, kõik oli hästi tore siin Helsingi, Tallinna vahel, siin tegime oma reise ja siis 2008 läks kogu see kupatus pankrotti niimoodi üleöö, et autod olid laeva peal, pitsad olid soojas ahjus ja siis tuli teade, et nii, nüüd lähme kõik koju ära, et firma on pankrotis. Ja siis ma kaotasin ka töö niimoodi üleöö ja seal oli, meil oli sellel ajal juba võetud korterilaen ja siin Tallinnas ja elukaaslasel sellel disainfirmal ka ei läinud hästi ja juba olid mingid laenuvõlad, umbes pank helistas, et kuidas te nüüd saate ja siis oli ka vaja ruttu töökohta ja mulle pakuti Hispaaniasse ka nagu kiirlaeva peale, seal Gibraltari ja Hispaania vahel sellised kiirlaevad sõidavad ja sinna nagu siis ka selle tiimi juhiks. Ja kõik juba kokku lepitud ja põhimõtteliselt paar tundi enne lepingu allakirjutamist ütlevad, et teate, et meil ikkagi seal plaanid muutusid, et seda töökohta ei ole, et ei saa. Aga häda ja pärja kaevu, et telefonis ütles, et teate, nüüd on niimoodi, et umbes ega ma enne ära ei lähe, kui te mulle töökoha leiate. Nagu ei huvita. Lihtsalt sa oledki meeleheitel ja siis nad pakkusid mulle. 2 päeva hiljem ma lendasin Omaani. Riiki, mis ma ei teadnud üldse, et olemas on. Täitsa crazy, läksin oma suure kohvriga novembrikuus läbi suure paksu lumelennujaama, teadmata, kuhu ma siis lõpuks satun ja see oli põnev teekond, see oli, seal oli küll niisugune nii-öelda see julgus seda muutust valida, et vahel on sul see valik, aga vahel see valik on nagu selline, ei ole väga sinu teha. Et sa pead võtma see, mis on nagu nina ees on ja siis vaatamisest välja tuleb, et see oli üks sellistest kohtadest, eks ju. Ja väga põnev oli seal, loomulikult minu jaoks oli väga põnev ja see oli selline infrastruktuuri ülesehitamise projekt, valitsuse projekt, et siis selle sultanaadile riigile siis luua luksus kiirlaeva selline teenus. Ühesõnaga, et ühendada siis pealinna Maskatit Musandami siis poolsaarega, mis on juba seal nagu tegelikult väike jupp emiraat jääb sinna vahele, et see mere pealt sai 5 tunniga sinna, mis oli 500 kilomeetrit ja kes merendusest teavad, siis see tähendab seda, et laev peaks sõitma siis 50 sõlme või siis 100 kilomeetrit tunnis, mis on ebanormaalselt kiiresti. Aga nii oli, see oli sellel ajal maailma kõige kiirem reisilaev ja see oligi 56 sõlme oli selle laeva kiirus ja see läks nagu pooleks lõigatud õllepurk niimoodi viuhti nagu Ferrari üle mere. Kui oli 0,5 meetrit lainet, siis juba kõik laperdas ja kõikus seal, et aga seda me seal aretasime ja mina selle rahvusvahelise tiimi juht seal nagu olin
meil olid seal Marokost olid see interjööri siis meeskond, oli Balkanimaadest, siis oli Bulgaariast, oli Lätist ja siis koolitasin välja ka kohaliku Omaani nagu meeskonda. Et see oli siis minu jaoks esimene täis rahvusvaheline kogemus. Aga mida sa siis koolitasid? Sa mainisid interjööri, kas sa siis olid juba seal või oli see teenindus või oli see kogu siis see laevaliini üle? Teenindus jah. Laev oli olemas, laev oli valmis, aga kuidas seda teenindust siis üles ehitada, optimeerida, juhtida, et selleks see siis oli nagu minu see ülesanne, mis oli natukene sarnane sellega, mis siin Siigetil oli, aga mitte päris, et võib-olla mul kõikide töökohtadega on olnud niimoodi, et ega ma päriselt 100% kunagi ei tea, mis mind ees ootab, et võib-olla see 70% on nagu see kogemus ja see ülejäänu siis ikka niimoodi jooksu pealt mõtled välja, mis iseenesest võib-olla ongi okei, sest siis jääb nagu see õppimise võlu sinna juurde. Ja siis ma tulin ära sealt Omaanist ikkagi peale 2 aastat, sest see töökultuur on selline, nagu ta seal on, teistmoodi. Ja ma tundsin, see tähendab seda, et mina olen harjunud sellise juhtimisstiil ja niisugune kaasav ja selline demokraatlik, mis tuleb pigem Skandinaaviast, sest seal Siigetil oli ka meil palju rootslasi, soomlasi nii-öelda. See on ta palju autokraatlikum, seal on niimoodi, et perekonna ja isiklikud suhted tulevad enne ärisuhteid. See on nagu ikkagi norm, ütleme seal araabia töökultuuris. Meie võib kutsuda korruptsiooniks. Seal on see sedapidi. Ja seal on hästi selline autoritaarne, et sul loeb see tiitel ja sul loeb see positsioon ja see võib-olla, kuna see minu jaoks ei ole kunagi nii oluline olnud, siis jah, ma võib-olla nagu igatsesin selle euroopaliku või lääneliku siis töökultuuri järgi. Ja ära ma sealt tulin ja siis ma kirjutasin e-maile kirjutasin oma tuttavatel, niisugune mailing list oli nendest juhtumitest ja sellest elust seal Omaanis, kuni mul üks sõbranna Kirsti ütles, et sa nii põnevalt kirjutad, et kas sa raamatut ei taha kirjutada. Mis raamatut, et keskkoolis kirjutasin ka ühe kirjandi Minu suvi, oli ka jube põnev reis, oli mingi kirikureis kuskile Leetu ja autod läksid katki ja ma ei tea, mingid väga põnevad asjad olid ja siis kirjandusõpetaja pani mulle 3 selle eest, ütles, et lühikeselt asju seletada on ka oskus, et ega sa raamatut ei kirjuta. Et noh. Juba seal oli vihje. Jah, eks ole on ju. Ja noh, mitte et see kuidagi minu mingit enesehinnangut oleks tollal kuidagi mõjutanud, aga noh, meelde see tuli. Aga mõte jäi minuga ja siis ma kirjutasin Epetronele. Ütlesin, et võt, elan ja töötan sellises riigis ja selline kogemus, tema, et okei, väga huvitav, et pane meile siis kondikava ja kirjuta algus ja kirjuta üks seiklus ka nagu sealt keskelt. Ja neile väga sobis, kuidas ma selle valmis kirjutasin ja tuligi kohe leping ja kirjutasingi raamatu Minu Omaan Kaamelis Porscheni 56 sõlme tunnis, mis on siis niisugune sõbralik, heatahtlik, ütleme, ülevaade sellest kogu protsessist, sealsest elust, minu teekonnast ja no ütleme selle ühiskonna kirjeldusest ka, et kui inimestel on natuke rohkem raha kui tervet talupojamõistust. Ja see raamat ilmus siis 2011 ja seal tuli natuke meedia nagu vastukaja ja olid mõned sellised telesaated, seal kokkasime mingid Omaani toite ja olid mõned ajakirja artiklid ja luksusjahindusest. Ma olin selle aja peale ju tegelikult juba kuulnud, kust kaudu, mis kaudu ma tõesti ei tea, sest siin tavainimene Eestis tegelikult ei tea sellest valdkonnast, ta kunagi ei ole Eestis olnud. Sellises formaadis ka kindlasti kunagi ei tule, aga ühes artiklis
ma hõikasin selle välja, et minu unistus oleks töötada luksusjahil. Seda luges üks Eesti tüdruk, kes oli ise juba töötanud jahtide peal kuskil 5-6 aastat ja ta võttis minuga Facebookis ühendust ja ütles, et noh, nii-öelda, et kui see on sinu kindel soov ja tahtmine, et siis ma võiksin selles aidata. Ja see oli suvi tookord, siis sügisel me saime kokku, saime nagu sõpradeks, tuttavateks, kaardistasime minu need oskused ära, et administratiivne pool ja ütleme võib-olla see juhtimine või siis nagu see majandamine ja housekeeping, see pool mul oli pigem nagu tugev, sellisest peenest lauateenindusest võib-olla ma ei teadnud suurt midagi sellel hetkel, et küll mingi bufee värgist, aga no ütleme niisugust väga peenest restoraniteenistust. Ja siis ütles, et kui sa tahad seda teha, sa pead selle külje endal ka nagu ikkagi välja arendama, et katsu üle talve ennast kuhugile heasse restorani tööle saada. Ja nii ma läksin, olin 3 kuud Swiss hotellis ja hästi tore oli seal olid igasuguseid koolitusi nagu maja sees ja mulle nagu sobis ja siis oligi aasta 2012, kui noh, oli jälle selline risttee koht, et ma nüüd kas lähen sinna luksusjahindusse või ei lähe. Et ma olin 34 selle aja peale, mis ei ole nagu nii noor tegelikult. Et pigem ütleme selline esimene positsioon seal stewardessina on ikkagi seal võib-olla 20-30 vahel niimoodi. Ja noh, sellel ajal eriti see jahinduse maailm oli ikkagi hästi sellise inglise keeleruumi keskne. Niimoodi, et isegi töökuulutustest pandi ilma mingisuguse valehäbita, et ainult need, kes räägivad inglise keelt emakeelena ja nii edasi, et noh, Eestist noh, ei teadnud üldse keegi mitte midagi, et noh, need šansid võib-olla seda esimest töökohta saada, sellest hoolimata, et ma olin tegelikult peaaegu 10 aastat merd sõitnud, mul oli juhtimiskogemust, mul oli, eks ju, kogu selle klienditeeninduse kogemust, et see konkurents oli ikkagi võrdlemisi kõrge või tugev. Et mul väga suuri illusioone ei olnud, aga valmis ma selle tegema olin, et juba registreerisin nendesse agentuuridesse, kes siis meeskonda vahetavad seal Antibes, mis on siis Lõuna-Prantsusmaal selline üks põhiselline keskus ja lähengi sinna kohale ja rendin laenatud raha eest, raha mul ei olnud, laenatud raha eest rendin korteri seal ja siis hakkangi ootama, et äkki keegi ikka annab võimaluse ja koputad käid mööda kaid ja koputad jahtide peale, et tere, et kas teil on vaja nagu töötajaid, et ka selline hästi mugavustsoonist välja tulek. Ja ma olin selleks kõigeks valmis, aga siis selle tüdruku abikaasa oli ühe 50-meetrise jahi kapten sellel hetkel ja nendel olid Kuveidi omanikud seal jahil ja nemad otsisid siis teist stewardessi, seal interjööritiimis oli 4 inimest ja see oli siis teine stewardess oli ka nagu siis lauateeninduse peal ja otsisid inimest, kellel oleks väga sügavad teadmised siis araabia religioonist, kultuurist, toidust ja nii edasi. Et siis jah, üllatus, siis sealt tegelikult siis alates mul sellest teoloogia haridusest kuni kogu see Omaani kogemus, kõik need mingid telesaates kokkamised ja see kõik see lisauuring, mis ma oma raamatu jaoks tegin juurde, et see kõik tuli siis selleks üheks võimaluseks kokku, et seal oli see jalg ukse vahel, et ma saingi jahindusse tööle. Wow. Lihtsalt ma vabanen lihtsalt tähele ennast, et sind on nii nauditav küsida, et ma ei tahagi isegi midagi küsida. Räägi veel. No, sellised kogemused sellised juhused. Siis on nii-öelda, eks ole, on ju, et need on juhused, aga see loomine hakkab kuskilt
kust sa üldse ise ei tea. Et see ongi lõpuks, sa peadki hakkama seda protsessi lihtsalt usaldama. Sellepärast, et jah, et noh, loomulikult sa valid mingisugused asjad igal hetkel, eks ju, et kas ma tulin täna siia või mida ma järgmiseks räägin või muidugi sa teed need valikud, aga ikkagi selline tunne on, et mingisugune ka selline suur plaan on seal ikkagi ka taga. No kui sa juba rääkisid oma lapsepõlve laevadega mängimisest ja, No ja jah. nüüd sa ütled, et see haridus, Ja, et sa paned ja, see ja. osa sellest. Mis tundega sa läksid sinna tööle? Noh, ma saan aru, et kahtlemata rõõmuga, et sa leidsid, Ja. aga kui palju su jalg värises, kui sa esimest korda seal teenindasid või mis need seigad on, mis sul võib-olla sellestki ka eredamalt meeles on? See on huvitav, et sa mainid jalga. Mul on jalgadega üks niisugune naljakas lugu, et mingid teemad jalgadega on kuidagi minu selliste suurte otsuste juures mänginud sellist olulist rolli. Jah, ma sain sinna tööle. Oi, mul oli ikka õnnepisarad voolasid, see meeskond oli nii tore ja see kõik oligi nagu nii tore, et alguses me olime Hollandis, olime seal laevatehases, valmistasime laeva ette hooajaks, enne kui me siis hakkasime sõitma Lõuna-Prantsusmaale. Ja ma olin vigastanud oma jalga natukene umbes pool aastat tagasi, mingis joogatrennis, põlve ja midagi nagu hullu ei olnud, aga ma tundsin, et ei ole nagu 100%. Ja terve selle talve ma käisin ikka, kandsin oma kontsasaabast ja suusatasin ka ja midagi hullu nagu ei olnud. Ja ma olin saanud 10 päeva siis seal oma selle unelmate jahi peal siis tööl olla. Ma lihtsalt mingi rutiinse koristamise käigus kükitasin ja mul läks see põlv niimoodi lukku, et see oli üle mõistuse valu. Ma ei saanud käia, ma ei saanud astuda selle jala peale ja oligi nagu hästi-hästi hullu olukord, et mida me siis nüüd teeme. Et loomulikult mul oli nagu tervisekindlustus selle laeva poolt. Ja seal Hollandis tookord olime, käisime siis, viisid seal mind arsti juurde ja ütles, et ega me ei tea, mis sul on, võib-olla sul on mingi menisk, sul on mingi asi, et me võime siin vaadata, et üks ütles, et 5000 maksab see uuring ja teine ütles, et 7000 maksab see uuring ja kapten ütles tegelikult, ütles, et ma pean olema su vastu nagu väga aus, et kui ma praegu lähen nagu meie juhatuse juurde ja ütlen, et mul on selline nagu meditsiiniline case, siis see vastus on see, et võta endale stewardess, kes on nii-öelda fit for sea. Võta see inimene, kes on terve. Et ainukene, mis ma su heaks teha praegu saan, see oli ilmselge, ma ei saa minna sinna hooaega niimoodi, et mul see põlv on midagi, tal on viga. Sest ma sain küll ta nii, et ma sain nagu ratastoolist välja paari päevaga, aga see oleks võinud juhtuda igal ajahetkel. Ja ütles, et ainuke, mis ma võin su jaoks teha, on see, et ma annan su vabad päevad ja kui sa saad selle kuskil korda, et sa võid tagasi tulla. Ja siis jälle mingisugune nagu meeleheitlik koht, et ma lihtsalt ei lase seda enda käest nagu ära võtta peale seda, kui ma olen siia jõudnud. Ja kuskilt ma ajasin välja, mul ei tule see tohtri nimi meelde, ta endiselt toimetab, väga kuulus arst, ongi põlvearst. Kuskilt ma sain tema numbri ja helistasin ja ütlesin, et teate, nüüd on selline asi, et ma tahan nüüd teisipäeval helistasin, ütlesin, et ma tahan nüüd homme tulla Eestisse ja ma tuleks neljapäeval konsultatsioonile ja kui on vaja, siis ma tahaks reedel operatsiooni. Mis see arst ütles, et kallis laps, et mul on ainult ooteaeg on 8 kuud. Aga ma olin ikka päris meeleheitel ja ma ütlesin, et mul on vaja. Ja mingi limekombel ütles, et küll tule siis. Võtsin veel laenu juurde oma tollaselt elukaaslaselt. Et siis tulla Eestisse, mul ei olnud Eesti tervisekindlustust ega midagi.
lendasin Eestisse, läksin vastuvõtule ja oligi vaja teha operatsioon. Ja oligi, reedel oli kohe operatsioon ja ma ütlesin, et mul on nüüd vaja järgmine päev tagasi tööle lennata. Tegelikult ei tohiks nagu lennata, et seal võib ka igast trombid ja ma ütlesin, et ei, ma pean minema. Et okei, siin on siis su trombirohud, mine siis omal vastutusel siis lendad ja nii ma läksin ratastooliga, siis lendasin tagasi, nii et siis vanem mehaanik, kes meil seal oli, tuli mulle vastu lennujaamas, ütles niimoodi, et issand, kuhu me oleme jõudnud, kas me nüüd võtame juba oma stjuardessi ratastoolis vastu nagu, et ja läksin tagasi ja ma sain selle asja seal põlves korda ja meil oli jäänud umbes 3 nädalat oli jäänud aega, enne kui omanikud tulid laeva ja siis ma seal lonkasin ringi ja toimetasin ja koristasin ja sain terveks selleks ajaks, kui oli vaja. Ja ühe korra juhtus mul veel, oli niimoodi, et oli ka meil selline hästi tore projekt oli. Ma olin mitu aastat laevatehases olnud, imetoredad omanikud, see tiimi üles ehitamine, kõik oli hästi-hästi hea. Ja siis me hakkasime välja sõitma laevatehasest, laev oli valmis. Ja sellel hommikul, kui ma siis oma kodinatega sinna laeva läksin, mul oli tohutult halb tunne. Mul oli selline hästi-hästi halb tunne. Ma ei teagi, miks niisugune abstraktne halb tunne, nagu niisugune ohu eelaimdus või midagi sellist. Ja ma kukkusin niimoodi, et seal oli nagu selline trepp ja siis laeva nagu nagu kai peal oli trepp ja laeva peal oli trepp. See oli nagu novembrikuus, natuke oli jääd tulnud Saksamaal, oli Lõuna-Saksamaal või Põhja-Saksamaal. Ja ma libastusin, ma kukkusin peaaegu nagu selle 2 trepi vahele, et ma peaaegu sinna laeva ja kai vahele kukkunud, eks ju. Ja ma hirmsasti vigastasin omal jalga niimoodi, et paistetas kõik üles ja siin oli mul kõik, oli verine ja nii ja siis ma ei saanud seal joosta ja toimetada. Ainuke, mis ma sain teha, olid oma arvuti asju vaadata ja meil vist oligi jäänud 12 tundi nagu väljasõiduni, siis ma tegin oma tööarvuti lahti ja ma avastasin, et kui IT-inimesed kandsid nagu maapealse kontori serveri laeva sinna serverisse, siis kõik minu failid ja dokumendid olid kaotsi läinud, kõik 2 aasta töö. Et tegelikult ma ei oleks saanud absoluutselt oma tööd teha edasi, kui neid faile nagu mul ei oleks olnud. Ja tänu sellele ma ei saanud muud teha, et ma tõin selle arvuti lahti, saime öelda, et need ei ole nagu üles laadinud ja meil õnnestus need üles laadida enne, kui me välja sõitsime. Ma sain nagu need kätte aga sealt laevalt ma läksin päris ruttu nagu ära, sest see selline ohutunne või selline sisemine imelik ebakindlus, et kui ma ära ei lähe, minuga võib juhtuda midagi tõsist. See püsis ja see oli just nagu selline koht, kus alates nendest omanikest, minu tiimist kuni sõprade perekonnani keegi nagu aru ei saanud, et kuidas ma nagu ära tulin sellisest töökohast. Aga ma tundsin, et see oli nagu õige otsus, et see jalateema oli justkui nagu hoiatus. Ja kui sa tulid sealt ära, siis see tunne kadus? Jaa, see tunne kadus ja ükskord varem oli ka, et seda on tõesti nagu 4 korda juhtunud, päris huvitav, et kui see araablaste, nende Kuveidi omanike laevaga ma toimetasin 2,5 aastat, seal mulle meeldis hästi need hetked, võib-olla kui meil isegi omanike laevas ei olnud ja meil tehti seal parandustöid ja olid seal disainerid kaasatud ja ehitajad, et see külg mind nagu lummas, et ma nagu sain aru, et ma tahan võtta tegelikult seal jahinduses selle sihi, kuna jällegi võib-olla ei olnud nagu nii noor
ja võib-olla sellesse teenindavasse rolli võib-olla ma ei tahtnud nagu ka lõpuni nagu jääda või sellel tuleb nagu nii-öelda see best before päris ruttu nagu kätte, siis ma nagu teadlikult valisin rohkem sellise võib-olla disaini või selle ehituse või selle setup'i suuna ja sealt mul tuli järgmine töökoht, mis oli juba uus laev, see oli palju suurem, 125 meetrit. Kreekas me seda ehitasime, niisugune ka päris niisugune metsik kogemus oli see nagu erinevas mõttes. See oli minu jaoks nagu teine ülikool, kus pidi nagu õppima mingeid siis sellesse laevaehitusrolli vajalikke oskusi väga kiiresti, et see oli ka päris nagu järsud kurvid olid need ja lõpuks kogu see kogemus minu jaoks ka jällegi päädus tegelikult läbi põlemisega. Et see oli nüüd küll võib-olla tükk, mis oli natuke liiga suur. Ma ei teadnud, mis endas nagu kätkeb. Ja jällegi, mis oli hästi imelik, et mul hakkasid jalad valutama. Ja öeldakse, et kui jalgadega mingi teema, et sa justkui lähed valesse suunda või midagi. Ja meil oli üks massöör seal, üks Brasiilia tüdruk, ta oli selline ka natuke võib-olla vaimne ja tunnetas rohkem kui lihtsalt lihaseid ja tema ütles mulle ükskord, et ma olen töötanud füsioteraapias ja et sellised jalad, nagu sul siin praegu all on, siukstega ei saa kõndida. Aga mina ometi kõndisin ja seal oli ikkagi väga raskes kohas, seal oli mul töökoha kiusamist, seal oli, ma ei olnud lõpuks mingites rollides ka väga hea. Ja kui sa ei ole nagu hea, siis sa oled stressis, sa teed vigu ja siis sa ei olegi hea ja ühesõnaga ja tegelikult oli seal ka siukse natuke pahatahtlikke inimesi, see oli siukene õudne lumepall, et ma ikkagi mängisin ideega, et sealt ära põgeneda niimoodi, et ma lihtsalt nagu võtan oma ID-kaardi ja lähen minema, jäägu see passis sinna laeva. Aga kuna mul ei olnud füüsiliselt jõud oma kohvrit pakkida, siis mul jäi see põgenemine ikkagi ära ja ma sain sealt lõpuks ikkagi niimoodi viisakalt ja korralikult tulema, et töötasin oma nii-öelda selle etteütlemise aja täis. Sel hetkel, kui ma maha läksin, mul ei olnud jalgadel mitte midagi viga. Kuidas see keha on kogu aeg toetanud, rääkinud, tulnud sulle appi, pannes ennast ohvriks nii-öelda, ohverdanud ennast, kui sa kukkusid oma jala puruks, mille kõige jaoks seda vaja oli? Mille kõige jaoks seda vaja oli ja muidugi see kõige viimane kogemus oli niimoodi, et ma nüüd merekarjääri lõpetasin siis ära nüüd aastal 2025 tegelikult oli ma viimast korda merel, aga ikkagi 24 pigem ka tegelikult oli hästi hea töökoht, hästi tore tiim ja kuidagi olid siis hästi heas ja tugevas kohas. Ja siis juhtus paar väga sellist kurba sündmust meil laevas. Me kaotasime 2 kolleegi kuu aja jooksul niimoodi, et ühe poisiga juhtus lihtsalt õnnetus. Ta kukkus niimoodi, et ta uppus ära. Ja ma olin selle kogemuse juures. Ma isegi ei ole nagu meditsiinitiimis, ei olnud laevas, aga kui meil oli selline väga suur kriisiolukord, siis ma olen üks nendest inimestest, kel läheb mingi teine programm sisse, kus kõik läheb aegluupi, pea läheb selgeks, mõte läheb selgeks, ma suudan otsustada, juhtida, teha. Ja muidugi sattusin siis sinna selle olukorra juurde. Meil ei õnnestunud teda päästa. Ja muidugi on tohutult nagu lõhkuv siis selle meeskonna jaoks. Laeva meeskond üldse, eesti keeles me ütleme ka nagu laevapere. Et mida siis nagu teeb sellele tiimile ja minu enda tiim oli ka hästi suur. Oli üle 30 inimese ja kuidas sa siis juhina jääd nagu hoidma seda ruumi, samal ajal ise neid teemasid siis protsessides ka.
ja noh, see oli nagu päris raske selline periood, aga ma läksin päris ruttu, tulin puhkusele, olin siin kodus ja läksin laeva tagasi umbes 6 aega hiljem ja nägin, et tead, juba inimesed hakkavad välja tulema sellest kogemusest ja noh, tegelikult ei olnudki rohkem vist kui 4 nädalat sellest sündmusest möödas, kui mul oli hommikune koosolek, briefing oma nagu tiimijuhtidega ja meil peakokad just vahetusid niimoodi, et üks läks puhkusele ja teine tuli siis puhkuselt ära ja kumbagi peakokka ei tulnud siis sinna koosolekule hommikul. Kiiret ei olnud, midagi tähtsat ka ei olnud, ma mõtlesin, et las ta siis nagu, et noh, ma pärast vaatan ja siis lõuna tuli kätte ja see ikka kumbagi nagu ei ole näha. Ja siis kes oma vahetust üle andis, läksime see teise kokaga vaatama ja ta oli surnud. Ma kajutis, tema nagu hea lähedane sõber, tema koos me olime kõik need süsteemid ja protsessid nagu üles ehitanud ja see oli nagu päris ränk. Esiteks sa ei ole ikkagi ette valmistatud selliseks asjaks ja jällegi mina jäin kuidagi sinna sellesse rolli, et enne kui see kiirabi saabus ja kõik need asjad ja siis ma olin veel 6 aega olin nagu tööl, enne kui ma puhkama sain, sest 6 ajast ma ei mäleta mitte midagi. Et see stressiseisund oli ikkagi hästi tugev tõenäoliselt ja siis, kui ma tulin koju, siis käisime elukaaslasega, lumi oli juba maas, käisime Viru rabas, käisime matkamas, ilus selline lumine päev oli nagu täna ja ma astusin kuidagi valesti seal ühe laudtee peal ja ma murdsin jalaluu täitsa nüüd 2 kohast, siis sealt kõikide tulede ja viledega sain ma sealt kelkude ja ATV-dega sain sealt rabast välja ja Tallinnasse siis EMO-sse ja tegelikult oli õnnelik õnnetus, et isegi operatsiooni ei olnud vaja, midagi ei läinud isegi paigast ära sel jalal, valus ka ei olnud. Aga ilmselgelt kuhugi tööle ma sellega ei läinud. Me olime teinud elukaaslasega plaanid nagu selleks talveks, siis, et tema on tööl ja mina olen ka merel tööl ja järsku ma olin kodus, ma olin meie uues majas, kus me maal elame. Kus ma ei saanud üksi olla, et mul oli nagu abi vaja. Ja siis mu ema tuli mul appi sinna. Ja ema siis oli minuga koos seal 4 kuud. Ma olin ikkagi üle 4 kuu, olin lõpuks haiguslehel, poole selles kipsis ja ta aitas seal puid vedada. Mul ema oli 82 ja see tegelikult oli kõige pikem aeg, mis me oleme üldse nagu võib-olla täiskasvanud eas, saime nagu koos üldse veeta, sest ma olin nii palju ikkagi merel ära, kuigi ma käisin siin Eestis ja kevadeks ma sain terveks ja sain nii-öelda kõik need load uuesti minna merele ja muidugi nad väga ootasid mind seal tagasi ja ma teadsin, et ma tegelikult suvel ikkagi nagu tulen ära, sest selle aja peale ma olin juba oma seda ettevõtet, hakkas Holistic Yacht Interiors käivitama hakanud seal oma brändingut ja kõike seda teinud, sest mul oli aega, ma teadsin, et ma tahangi jääda nagu nende laevade setup'i ja disaini peale, et aitab sellest merekarjäärist ja lendasin Malediividele ja hakkasime tulema sealt laevaga siis Kaplinna. See reis võttis üle 2 nädala aega ja enne Kaplinna jõudmist ma sain kõne, et mul ema on kukkunud kodus. Ja sõbranna aitas mul nagu kutsuda kiirabi ja nii kui laev nagu tuli sadamasse, nii ma tulin lennuki peale ja tulin koju. Ja siis emal diagnoositi maovähk, viimane staadium. Ja siis oli selline koht nagu, et kõik liigub, et see on niisugune tunne, keegi kunagi on
kogenud nagu maa värisemist, et see on väga imelik tunne selline, et noh, kõik on nagu vedel. Et see on selline koht, kus sa lased nagu kõik kaitsed maha, kus sa ei planeeri nagu mitte midagi, sest sa lihtsalt ei tea, mis nagu järgmisena nagu juhtub. Aga no see kõlab võib-olla nagu imelikult, aga sellistes hetkedes on ka selline mingi meeletu jõu ja see loomise koht nagu, et noh, võib-olla ongi need mingid taustasüsteemid, jõusjooned muutuvad nagu nii teravaks ja konkreetseks, kõik pseudoasjad kukuvad ära niimoodi, et ainult päris asjad jäävad järgi. Ja noh, kui keegi on küsinud mu käest, et noh, mis kasu sul näiteks sellest luksusjahi kogemusest nagu on olnud, et seal laeva peal möllad ja kellegi soove täidad ja korraldad mingeid ilmvõimatuid asju ära ja nii edasi, siis huvitaval kombel, vot see oli selline koht, kus see kogemus tuli hästi kasuks, sest ema viimane soov oli, et ta tahab tulla koju, mitte oma koju, vaid sinna sellesse meie suurpea kodusse. Ja arst ütles, et noh, me ei saa kunagi nagu paluda või eeldada sellise staadiumi haigete omastelt, et nad võtaks koju, et seda ressurssi on liiga palju, mida nõuda või anda. Ja see oli just see hetk, et ma sul ütlesin enne ka, kui ma rääkisin teemadest, et mul tuli see Nukitsamehe laul, et kus on sinu tõeline jõud, eks ju. Et kus see siis nagu sul välja tuleb, et see on nagu seal jahinduses, et see, kui keegi ütleb, et ma tahan mingit pop-up ööklubi kuskil autotekile, eks ju, 2 päevaga või osta mulle 5 tärni hotell nädala lõpuks või noh, sellised asjad, et see, et sa ei tea, kus ta saab või et sa ei ole seda teinud, seda ei huvita mitte keegi, sa lihtsalt nagu mõtled selle välja. Ja nüüd oli minu jaoks selles mõttes nagu, et ma mõtlesin välja endale 2 päevaga, mis tähendab sureva haige eest hoolitsemine. Et mul õnneks varasemas elus ei olnud mingit kokkupuudet sellega, aga noh, seal olid kõik ravimid, süstimised, vererõhud, voodid, hapnikud, ratastoolid, vannitamised, pesemised, kogu see teema. Ja see lihtsalt, sa lähedki sellise charter mode'i ja sa lihtsalt teed need asjad ära, sest peab tegema ja valikut nagu ei ole. Ja võib-olla seal oli nagu see, et kus sellisesse väga uudsesse olukorda minek ilma valikuta või ilma selle vabandused, et ma nüüd ei oska või ma ei saa, ei ole sul mitte mingisugune nagu variant. Sa lihtsalt teed nagu selle ära. Ja ema oli meiega 10 päeva. Ja ma olin tema juures nagu selle hetke, kui ta lahkus, mis oli noh, selline tõeline igaviku puudutus. Ja siis, kui sa hakkasid nagu tagasi mõtlema, et mis juhtus seal laevas, ma olin sellises väga nagu sellises halvas kohas mentaalselt peale neid õnnetusi seal töökaaslastega. Vahel, kui me oleme nagu mentaalselt sellises kohas, me ei suuda edasi minna, siis keha tuleb järgi, ta tekitab selle koha, et me ei saagi edasi minna, me peamegi paigal olema. Ja tänu sellele ma sain olla oma emaga koos teadmata, et see jääb meie viimaseks ajaks koos. Ja noh, kui sul peale seda nagu veel ei teki nagu seda usaldust millegi suurema või siis selliste mingi suurema juhtimise või enda siis nende sisetunnete kuulamise kohta, siis ma ei tea, mis seda veel peaks tekitama. Et järgmist korda nagu ei ole vaja, eks ole. Ja mõnel juhul siis on, kui ei jõua kohale. No jah, et see punaseks ja serviti, eks ju. Ja. See on nii ilus hetk praegu ja nii tuttav koht mulle, kui ma olen kuulanud mingeid podcast'e, kus on väga-väga selline kaasahaarav jagamine ja siis saatejuht ütleb, okei, meil saab aeg otsa. Ja ma iga kord mõtlen, et miks nad ei võta rohkem aega.
ja täna ma olen ise natuke selles kohas, kuna meil on täna rendiruum. Ja. Aga ma saan aru, et ma tahaks nii palju su käest veel küsida. Ja vaatame, kuidas elu loob, võib-olla, et me ühel hetkel kohtume uuesti siin mikrofonidega. Võib-olla. Aga selle loo juures, mis sa kõik oled jaganud, siis see, kus sa nüüd täna oled ja mis sa täna teed, siis sinu tänane ettevõtmine, kus sa nüüd ise tegeled nagu ikka nende jahtidega, aga siis nüüd teise nurga alt, eks ju, et sa nagu lood neid. Mis sa sellest tahad praegu siia saatesse rääkida? Ma arvan, kõige suurem tunne on selline tagasiandmise tunne. Et kuna mind omal ajal, kui mina sinna valdkonda sain sisse ja mind aidati, natuke tutvustati ja võib-olla näidati mingeid selliseid nippe, eks ole, siis ma olen nii palju saanud sellest ajast seal valdkonnas, et nüüd ma tahan natuke tagasi anda ja see on tegelikult teist korda, kui ma üldse räägin ka eesti keeles ja ütleme siin Eesti siis inimestele sellest, ma nii palju võib-olla rääkingi sellest jahindusest nüüd praegu, aga samamoodi kui mina valisin selle enda jaoks nagu karjääriteeks, ma tahaks öelda just võib-olla näiteks noortele inimestele praegu, kes või noorte inimeste vanematele, kes kuulavad, et kui saavadki need keskkoolid läbi või saab läbi see kosmeetikakool või hotellikool või mingi kokakool või mis iganes ja sa ei tea nagu kuhu suunas edasi minna või sa tahad seda vaheaastat võtta või sa mõtled, et mis karjäärivõimalusi veel on, et inimesi otsitakse ja eestlastel on väga hea kuulsus, reputatsioon on jahinduses. Me oleme ikkagi siuksed töökad ja taiplikud. Ja kui võib-olla seal alguses oli ikkagi eestlane olla ei olnud võib-olla nii popp ja selle idablokiga ikka visati vahepeal sulle vastu pead nagu nii-öelda ja seal isegi võib-olla natuke narriti või nii, siis täna see on totaalselt muutunud. Eestlane olla selles valdkonnas on väga eksootiline selle kõige positiivsemas mõttes. Et jah, et kui sul on noore inimesena või kellegi sul peres tuttavates kedagi on, et sa tahaks nagu uurida selle karjääri kohta, et siis võib minuga ühendust võtta. Et see on nagu võimalik. Jah, see on muutus. Et see nõuab päris palju, et tihti mul on ka olnud, et et sul on nii äge see elustiil ja siis sa oled seal kuskil Kariibil ja siis sa oled seal Lõuna-Prantsusmaal ja Monacos ja ägedad kohad ja kõike niimoodi, et ma ei ütleks, minu jaoks suured ohvrid oleks seal olnud, oleks mingi tohutud ohvreid toonud, aga otsustama peab ikkagi ja tööd peab ikkagi tegema, aga ma hea meelega nagu aitaks võib-olla kellelgi seda valikut või karjääri luua. Ja samamoodi on meil ka ikkagi põnevaid tegelikult ettevõtteid ka siin Eestis, kellel ehk on pakkuda midagi, kas disaini mõttes või midagi nad toodavad või on mingi uus vaatenurk või teenus, siis ma tahaks sellest kuulda ja võib-olla mingites projektides, mis mul endale tulevad või siis need üritused, konverentsid, messid, kus ma ise käin, äkki me saame kuidagi Eestit nagu tutvustada ja nii-öelda seda nagu Eesti asjad, sest selles rollis, kus mina olen või mida mina teen, kedagi teist Eestis ei ole, et üldiselt ma olen alati üksi kõigil nendes üritustes, aga seal on minu inimesed ja ma tunnen seal hästi turvaliselt ennast ja ma tunnen, et on seda väga hästi nagu vastu võetud ka oma selles uues ettevõtja rollis, et kuidagi siduda seda kodu ja kodumaad nüüd rohkem selle oma selle karjääriga, mis mul on olnud.
sa jagasid enne seda lugu, kuidas sa oma säästude eest käisid ja reisisid ja tegid, mis oli vaja ettevõtte käivitamisel, siis kuidas sul täna läheb? Täna läheb niimoodi, et ma saan ikka poes ka käia. Et selles mõttes, et saab hakkama ja noh, ise muutud ka nagu kindlamaks ja kuna me oleme siin Holistika Instituudis, eks ju, ja siis on mul ettevõtte nimi on see Holistic Yacht Interiors, et see holistiline sõna võib-olla oli natukene uudne sellel hetkel 1,5 aastat tagasi, kui ma temaga välja tulin, aga see aeg oli täpselt õige tegelikult, et see võib-olla oligi niimoodi 0,5 aastat liiga vara. Et täna selline terviklik vaade ja noh, ühe lausega on see, et ma ühendan selle laeva disaini, ehitamise ja valmis seadmise poole selle tõelise operatiivsuse ja siis lõppkasutaja kogemusega, et lõppkasutaja siis nii kui see meeskond kui ka siis omanikud ja siis nende külalised, mis ei ole mitte mingi uus probleem, et see on ka tegelikult igas valdkonnas, et see on hotellinduses, see on ka restoranides tihtipeale. Seal laeva peal ta võib-olla natukene keerulisem, sest seal on omad piirangud, noh, ta ujub ja seal on see ruumipiirang ja kõik see, aga jah, ma võib-olla olin esimene, kes pani sellele probleemile, mida kõik teadsid, pani selle nime külge ja pani ta sinna laua peale ja andis sellele valgele elevandile seal keset tuba nagu nime ja nüüd me siis vaatame, kuidas me selle elevandiga hakkama saame, et mitme lusikaga me seda elevanti seal sööme. Nii et kõik, kes tunnevad kutset Ükssarvik elevandiga, siis võta ühendust meiliga, sest vabalt. Praegu on just see hetk, kui ma lihtsalt vaatan, kuidas sa räägid sellest, milline siin on selline enesekindel kuninganna, kellel silm särav ja kuidagi ka see usalduse koht, vaata, mida me enne korra põgusalt puudutasime raha ja tööga, et ka kuidagi see, et noh, sa tead, et sa teed seda oma asja ja see kannab just sinna, kuhu see kannab ja ka keegi ei tea, kuidas see täpselt ja kuhu täpselt ja võib-olla ühel hetkel oled sa üle maailmse ettevõtte omanik, et ega seda ei teagi, kõik ongi võimalik, et ja noh, peab andma ka nagu aega asjadele, et see on jälle see protsessi nagu usaldamine, et see ongi, et see väike otsus, mis sa täna teed, see, keda sa täna kohtad, mille sa täna õhku viskad, et mis moel ja millal ja mis võtmes see lõpuks midagi loob, et seda siis näitavad järgmised saated. Ja sinu lugu on sellele juba väga-väga suureks inspiratsiooniks, et ma tunne, et seda võib kuulata päris mitu korda, sest et siit jälle uusi kihte avada. Kuidas sinuga ühendus saab või kus saab sinu tegemistel silma peal hoida? Mul on koduleht on holisticjahtinteriors.com, et see on pigem selline lihtsam, võib-olla selline nagu öelda landing page ja ta on suunatud pigem nagu sinna minu selle luksusjahinduse valdkonna sellise informatiivse nagu sellise kohana, aga päris palju kirjutan oma mõtetest, tööst, endast ja kõigest LinkedInis, et julgelt võib LinkedInis mind nagu üles otsida, Facebookist ka. Kas Omaani raamatut saab ka veel täna osta? Ma arvan, et digiraamatuna kindlasti saab ja raamatukogust saab ju ka. Ma arvan küll jah, et on endiselt olemas, et mul ongi seal väike ambitsioon, et kunagi varem oli ka, mõtlesin, et võiks selle ära tõlkida tegelikult nagu inglise keelde, aga siis oli see nii keeruline, aga tänaste võimaluste juures võiks täitsa seda proovida ja näiteks ma ei tea, kas või Amazonis digiraamatuna välja anda, et ka laiemale seltskonnale. Ja võib-olla keegi tahab selle projektiga ka sinule käe anda siis. Jah, näiteks. Jah, et nad seal ütlevad Petrones ka, et kuna sa uuesti kirjutad, ma mõtlen selle peale, et kirjutamine on mingi selline minu asi, mis tuleb pigem kergemini kui raskemini. Ja, et ma arvan, et see jääb. Ma lihtsalt naeran, sest et miski, mida ma ei ole sulle veel jaganud. Mina lähen siit edasi täna kirjastusse kohtuma kirjastajaga. Eks ole, no võt. Ja sama kondikava on koos
üks peatükk on kirjutatud ja väga heaks kiidetud ja soojalt vastu võetud, nii et kui lahe, et kuidas me elu toob meid kokku. Ja, et keegi räägib seda protsessi, kus ma olen seal nagu läbi käinud, et ja. Et kui sul kokku hakkab jooksma, sa võid mulle helistada ka sulle. Vot nii, et hea kuulaja, vaata, aitäh, et olid meiega. Ma täielikult mõistan sind ja võib-olla mõningast frustratsiooni, et miks see lugu siin praegu pooleli, aga täna on nii. Nii et kõik vajalikud lingid leiad sa siit saate alt ja muidugi pane ikka YouTube'i kanalile subscribe ja alati jaga tagasisidet, jaga mulle ja ka külalisele. Kirjuta YouTube'i siin alla kommentaarina, mida iganes, mis sind puudutab, mida sa veel tahaksid küsida, mis võib-olla trigerdas mõtte kuidas nii saab. Jaga julgelt, sest et eestlane jagab üsna vähe ja siis kui ta vahest jagab, siis seda on nii tore saada seda tagasisidet. Et lendame siit edasi. Ma tänan südamest, et sa tulid. Mingu sul ainult hästi. Lennakuse kõik, mida sa teed. Väga nauditav hommikupoolik on olnud tõesti. Sama, nii et kohtume jälle siin või sealpool ekraani. Tšau!